Tere, ma olen Liisa-Maria. Ma olen Jakobsoni kooli 8. klassi õpilane. Tere tulemast kuulama kooli meediaringi podcasti. Tänane külaline on kooli vilistlane, endine õpilasesinduse president, VJK Jakobson 2024, Meelis Attoneni stipendiumi laureaat ja VJK aastaõpilane 2023, Andre Ületoa. Tere tulemast saatesse, Andre. Väga meeldib siin olla, aitäh kutsumast. Kuidas oled harjunud gümnaasiumiga? Kas tooksid mõningaid võrdlusi põhikooliga? Ma olen gümnaasiumiga juba harjunud, esimene periood on läbi, me oleme teinud kõva tööd. Periood ei ole olnud lihtne, aga loomulikult gümnaasium vajabki rohkem pingutust kui põhikool. Aga võrdluseks, ma ei tea sellist head võrdlust isegi. Võib-olla võrrelda isegi õpetajaid, kes on nii gümnaasiumis kui põhikoolis üpris head, kui sa ise ka tahad õppida. Aga kindlasti on ka palju erinevusi. Kas või näiteks, et põhikoolis on omajagu lärmi, aga gümnaasiumis on peaaegu igal pool vaikust, mis on kõrvadele lausa suureks puhkuseks. Mis suuna sa valisid endale gümnaasiumis ja miks? Gümnaasiumis valisin ma endale suunaks loomulikult matemaatika, füüsika suuna. See ongi selline suund, mis keskendub matemaatikale ja füüsikale. Ehk siis seal on rohkem matemaatikatunde ja füüsikatunde. Seal on sul õpetajaks näiteks Pohlasalu, füüsikaõpetajaks. Teistes suundades Pohlasalu ei ole. See on suur pluss, kuna ta toob väga palju näiteid päriselust ja näiteks täna ta seostas ühte ülesannet iseenda kukkumisega talvel, mis oli väga vahva ja aitas ülesandest kergemini aru saada ja üleüldse füüsika kasutust igapäevaelus paremini rakendada. Mis on kõige toredam mälestus, mis tuleb kohe meelde VJK-st? VJK-st on hästi palju mälestusi. Kindlasti ma mäletan selliseid asju nagu õpilasesinduse öökoolid, mis olid kogu aeg hästi lahedad. Sinna on kogunenud sellised hästi vahvad inimesed. Seal sai tegutseda igasugu asjadega. Seal sai käia tavaliselt ujumas, kui ujuga oli kokku lepitud loomulikult. Seal sai teha tööd, kuna tööd peab alati tegema, kui sa õpilasesinduses oled. Aga loomulikult oli kõige olulisem osa see lõbu ja teistega koos viibimine ja kas või õhtusöögi tegemine koos. Sul oli koolis palju puudumisi tundidest mõnel olümpiaadil või võistlusel osalemise pärast. Kas sul on mõni nipp, mida meiega jagada, kuidas õppimisega iseseisvalt järje peal püsida? No kindlasti, kui sa puudud olümpiaadide pärast, siis ei tohi haige olla. Aga seda ma ei oska kuidagi soovitada, kuidas ise hästi kindlalt tervist saada. Lihtsalt proovi tervislikult toituda ja kindlasti tasakaalustada kõiki liikumisega. Aga nipi suhtes võib-olla ongi selline, et kuula tunnis hästi kaasa, et sul kodus oleks kergem teha. Leia endale mõni sõber, kes on alati valmis sind aitama, kui sa tunnis puudud. Neid võiks olla ikka mitu tükki, et kui ka nemad puuduvad, et keegi ikka saaks teid aidata. Et leia endale sõprusringkond, kes on valmis sind aitama ja tee ka ise korralikult tunnis tööd kaasa, et kodus oleks vähem teha ja üleüldiselt oleks kergem. Mis nipi sa annaksid õpilastele eksamiteks ettevalmistumiseks? Eksamiteks ettevalmistuseks. See nipp on rohkem noorematele klassidele, et kuula tunnis, tööta kaasa, siis vanemates klassides on lihtsalt nii palju kergem. Kas või matemaatikas. Sa alustad liitmisest ja lahutamisest, korrutamisest, jagamisest, aga lõpuks sa kasutadki seda kõike ja jõuadki välja teiste asjadeni. Nii et kui sul on juba tugev alus olemas, siis edaspidi jääb kergemaks. Ja kindlasti, et kui te olete juba vanemas klassis, siis ärge stressake selle eksami pärast. Lihtsalt olge tunnis kohal, töödake kaasa, vaadake asjad üle ja kindlasti magage, et unise peaga eksamil ei tule ja siis vahepeal magama ei jääks, kuna siis läheb keeruliseks. Viimasel ajal pööratakse palju tähelepanu vaimse tervise vitamiinidele. Kui teadlikult jagad sina aega unele, toitumisele, liikumisele ja suhetele ning vaimsele tervisele? Loomulikult on mul kõik vitamiinid üle vaadatud, kuna gümnaasium propageerib seda ka oma jagu. Unele on mul vist selline kõige kehvem olukord, kuna ma kipun tihti öösse sisse minema ja õppima hästi palju. Aga siiski,
ma proovin jääda kindla aja sisse, et ma saaksin oma uneaja täis ja ei tunneks hommikul väsimust. Suhtlusega on mul päris hästi, ma olen leidnud koolis endale uusi sõpru ja suhtlen ka vanadega edasi, nii et sellega on mul kõik korras. Samuti ma proovin ikka korralikult toituda, et mitte nälga jääda, söön hommikusööki ilusti. Ja kõike seda tuleb tasakaalustada ikka liikumisega, kuna mõttetöö ja liikumine käivad siiski käsikäes ja kui sul liikumist ei ole, siis mõttetöö muutubki hästi koormavaks, pea on kogu aeg väsinud ja võib isegi valutama hakata ja siis ongi kogu aeg unine tunne ja nagu magada ka ei taha. Kas sul on mõnikord aega ka lihtsalt lugelemiseks? Mida sa siis teed? Loomulikult on mul lihtsalt aega lugelemiseks, kui on kodutööd tehtud ja kell ei ole veel 2 öösel, mis vahepeal juhtub, siis loomulikult ma saan lihtsalt lugeleda. Mulle väga meeldib näiteks arvutimänge mängida või juues jalutamas käia. Loomulikult meeldib mul perega õhtuti koos olla ja näiteks neljapäeviti kättemaksu kontorit vaadata. Või siis lihtsalt oma kassiga mängida või teha midagi mõttetut ajaraisku, näiteks Rubiku kuubiku lahendamist või piikomakohtade meelde jätmist, mis nii kasulik ei ole, aga lihtsalt lõbustuseks võib ikka vahel teha. Mis on sinu kultuurisoovitus? Kultuurisoovitus. Kuna ma õpin omajagu, siis mul sellist väga kultuurset tegevust ei ole. Aga hiljuti käisime me klassiga vaatamas Demufis ühte etendust nimega Täiuslik, mida ma väga soovitan. See on selline etendus toitumishäiretest ja see on väga mõtleva panev. Seal räägitakse peamiselt anoreksiast, aga hiljem oli ka meil selline ring, kus sai küsida küsimusi ka päris psühholoogilt ja toitumisnõustajalt, kes on valmis, kes vastas ka küsimustele anoreksiast, toitumishäiretest ja buleemiast ja igasugustest teistest toitumishäiretest ja üldse küsimustest, mis sul oli nende kohta. Need vastused olid sellised sisukad ja kogu see tegevus oli väga mõtlema panev. Nii et kui võimalus tuleb, siis kindlasti minge vaadake Demufis Täiuslikku. Täname teid saatesse tulemast. Aitäh vaatajatele. Loodan, et saite inspiratsiooni ja innustust oma unistuste elluviimiseks. Järgmise korrani.